Poolsaare tipus asuv ja 40 kilomeetrit pikk ning 4–12 kilomeetrit lai Kinburni säär ei tundu esmapilgul oluline territoorium, kuid tegelikult on see seda. See väike maatükk ulatub tõesti Musta merre ning on sissepääs Dnipro jõkke, mis lookleb kuni Kiievini välja. Venemaa on seda säärt kontrollinud alates 2022 aastast. Nüüd on Putini väed põgenemas. Sabad on jalge vahele tõmmatud ja väsinud Vene jalad viivad Putini käsilasi nii kaugele Kinburni säärest kui võimalik. Venemaa on sunnitud alandavale taganemisele Ukraina laastava strateegia tõttu, mis on nad varustusest ilma jätnud ja põhjustanud tohutuid kaotusi. Toimub üks sõja tähtsamaid Vene taganemisi. See võib olla Putini seni suurim kaotus. 8. juunil avaldas Ukraina partisanirühm Artesh Telegrammis oma viimase infokillu Vene sõjaväe kohta. Artesh on huvitav, kuigi ta ei kuulu ametlikult Ukraina sõjaväe koosseisu. Rühmas on salajased agendid, kes töötavad koos Ukraina sõjaväeluurega, et viia Ukraina nimel läbi kõike, alates diversioonidest kuni luureoperatsioonideni. Ja Kinburni säärel on Arteshi agendid näinud midagi, mida keegi poleks 2022 aastal oodanud. Venemaa sõdurid taanduvad säärelt. Oluline strateegiline territoorium on esimest korda pärast Putini jõhkra sõja algust peaaegu tagasi Ukraina kätesse langemas. Artesh ütleb, et tal on agent, kes tegutseb Venemaa Dnipro väekoondise peakorteris ja see oma mees peakorteris on heitnud huvitavat valgust sellele, mis toimub Kinburni säärel. 337. polguüksused hülgavad oma positsioone. Varustustegevus on täielikult peatunud. Laskemoona, kütuse ja toidutarned on lõppenud, kirjutab Artesh Telegrami postituses, lisades. Märkimisväärsete isikukaotuste tõttu tõmmatakse 337. polguüksused tagasi rannikult ning Neeme põhja ja lääne osast. Tulegrupid ei suuda toime tulla Ukraina kaitsejõudude droonide allatulistamisega ning kaotused jätkuvalt kasvavad. On mõned vihjed selle kohta, miks Vene sõdurid nii olulisel territooriumil saba jalge vahele tõmbavad ja põgenevad. Süüdi on laastavad droonirünnakud elavjõu vastu ning Ukraina kestmise ulatusega strateegia, mis katkestab varustusteed. Need on mõlemad suured probleemid Venemaa Dnipro vägede jaoks, kuid Vladimir Putin ja tema komandorid on loonud ka lisakoorma 337. polgule, kui nad meeleheitlikult üritavad reageerida Ukraina pealetungidele mujal. Seda polku on tühjendatud elavjõust, mida Venemaa saadab Zaporižjasse, et toetada raskustes olevaid vägesid, kelle vastu Ukraina korraldab vasturünnakuid. Kinburni maasäärele on maha jäänud vaid mahajääjad. Sõdurid, keda ei peeta piisavalt tugevaks, et osaleda olulises rindelahingus, on kõik, kes sellele väikesele territooriumi tükile alles on jäänud, ja see on väga tõsine probleem. Need sõdurid on isoleeritud. Nad teavad, et tugevdust ei tule, kuna nende rügementi lõhutakse seestpoolt nende enda ülemate poolt. Neil pole muud üle jäänud, kui surra Ukraina droonide käe läbi või põgeneda nii kaugele oma positsioonidest kui võimalik. 337. rügemendi jaoks on valik põgeneda või surra ning kui uskuda Arteshi salajast agenti, siis paljud sõdurid, kes olid paigutatud maasäärele, valivad targalt esimese variandi. Tulemuseks on see, et tugevalt kahanenud vägi üritab hoida enda käes olulist territooriumi. Isegi kui liitlased deserteeruvad või saadetakse rindel teistele positsioonidele, ei suuda Venemaa kaua vastu pidada. Killustatud üksused, mis on endiselt säärel, on haavatavad Ukraina droonide ees ja neil on raske kätte saada elutähtsaid toidu- ja laskemoonavarusid, mis võimaldaksid neil vastu võidelda. Nagu Artesh ütleb, on säärel alles vaid üksuste riismed ja nad ei suuda enam kaitset hoida. Sissetungijate logistikasüsteem selles piirkonnas on täielikult kokku varisenud. See pole mitte ainult alandus Putini ja tema käsilaste jaoks, vaid ka katastroof. Kuid see on ka midagi, mida Venemaa oleks pidanud juba ammu ette nägema. Nii väike kui Kinburni säär ka sõja suuremas plaanis poleks, on see Venemaa jaoks siiski keeruline territoorium hoida. Kuna see asub poolsaare lõpus, pole Venemaal palju võimalusi Kinburni säärele maad mööda ligi pääseda. Territooriumile viib vaid paar teed. Lisaks sellele suutis Venemaa oma vägesid varustada Musta mere kaudu, kuid see pole enam tegelikult võimalik. Carnegie rahu edendamise fondi andmetel kontrollib Ukraina nüüd üle 60% Musta mere lahingualast, pärast geniaalset mereväekampaaniat, milles pole kasutatud sõjalaevu, vaid palju rakette ja droone. Musta mere laevastik on taandunud nii kaugele Ukraina relvade eest kui võimalik ning iga missioon Kinburni säärele on nüüd äärmiselt ohtlik. See on retsept sõdurite isoleerimiseks tillukesel maatükil, mida saab droonidega hõlpsasti sihtida ja just seda oleme näinudki. Ja Ukraina ennustas seda kõike ette.
Juba 2024 aasta oktoobris väitis Ukraina vabatahtlik armee lõunaüksuse pressiesindaja Serhii Bratotšuk, et on vaid aja küsimus, millal Ukraina sõjavägi arendab võimekuse Kinburni säär tagasi võtta. Vabastamine polnud veel käes, ütles Bratotšuk, kuid Venemaa haavatavus säärel ei tähendanud, et neil oleks võimekus seda territooriumi hoida. Otsuse teeb kõrgem juhtkond. Täna ei saame öelda, et pealetung Kinburni säärele toimub kohe. See operatsioon viiakse läbi põhjalikult, kasutades erinevaid vahendeid. Küsimus ei ole selles, kas vabastada Kinburn, vaid millal, ning vastavalt meie praegustele võimalustele, ressurssidele ja operatiivsetele ülesannetele, teatas Bratotšuk. Tema sõnad on osutunud prohvetlikeks. Vähem kui 2 aastat hiljem toimub Vene vägede taandumine. See on tõesti vaid aja küsimus, millal Ukraina vabastab Kinburni sääre. Nüüd tundub, et selle juhtumiseni on jäänud vaid nädalad, mitte aastad. Aga miks see üldse oluline on? Kinburni säär on tilluke. Mis vahet saab olla mõnel ruutkilomeetril maal jõesuudmes Ukraina sõja jaoks? Vastus on, et see vahe on palju suurem, kui Putin tahaks tunnistada, sest tema ja tema Kremli kaaslased on leppinud tõsiasjaga, et nad on kaotamas territooriumi, mida nad on Ukraina sõja algusest peale meeleheitlikult püüdnud hoida. Kinburni sääre vabastamine võib olla mängu muutja. Aga enne kui me selgitame, miks see nii on, tuletame kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. See on just selline ülevaade, mida soovite näha. Kindlasti tellige meie kanal, et ei jääks ilma ühestki meie videost. Et mõista Kinburni sääre tähtsust, peame tegema lühikese ülevaate selle viimaste aastate ajaloost. Nagu Kyiv Post märgib, on Vene väed okupeerinud Kinburni sääre alates Venemaa sissetungi esimestest kuudest 2022 aastal ning siiani on neid olnud väga raske sealt välja tõrjuda. Ukraina proovis seda mitu korda. 2022 aasta lõpus üritasid Ukraina eriüksuslased dessanti Kinburni säärele, lootes kasutada seda kitsast maariba, et rünnata Vene sõdurite kaitsepositsioone, mida nad okupeeritud Dnipro jõe kaldal ehitasid küljelt. Nii et meil on siin kohe alguses teatud strateegiline tähtsus, kuid asi läheb palju sügavamale kui see. Kinburni säär ei puuduta ainult lahinguid Dnipro kallastel. See maatükk on sümboolselt palju tähtsam kui enamik Ukraina territooriumist. Ja mis veelgi olulisem, see, kes kontrollib Kinburni sääre, on ideaalses positsioonis Krimmi ründamiseks või kaitsmiseks. The Conversation tõi need punktid välja 2022 aasta detsembris ilmunud artiklis, mis ilmus pärast Ukraina ebaõnnestunud dessanti. Samuti rõhutati maasääre vahetut strateegilist tähtsust, märkides, et selle maa-ala kontrollimine annab kontrolliga juurdepääsu üle Mustale merele Dnipro jõe kaudu ning juurdepääsu üle Ukraina sadamale Mõkolaživile. Venemaa on seda kontrolli juba pikka aega hoidnud. Kui Ukraina suudab sundida täielikku taganemist, avaneb jõetee Mustale merele, mida saaks kasutada nii kaubalaevad kui ka meredroonid, mis liiguvad veeteed mööda, et hävitada veelgi rohkem Venemaa sõjalaevu. Kuid sümboolselt on see piirkond sama tähtis. Võitlused Kinburni maasääre kontrolli pärast on kestnud sajandeid. Venemaa tundis Kinburni maasääre vastu selget huvi juba 1737 aastal. Pärast 2 Otšakivi lahingut õnnestus Venemaal 1788 aastal see enda kontrolli alla saada. Venemaa kontrolli all olles oli Kinburni maasäär ja selle kaudu kontrollidav sadam mitme suure mereväelahingu lähtepunktiks. Kõik see on oluline, sest me teame, et Putin on mees, kellele meeldib viidata ajaloole, või täpsemalt öeldes sellele väänatud ajalooversioonile, mida ta kasutab oma sissetungi õigustamiseks Ukrainasse. Putin on kasutanud oma nõrka ja isekat arusaama ajaloost, et väita, nagu poleks Ukraina kunagi olnud iseseisev riik ja oleks alati olnud osa Vene impeeriumist. See on parimal juhul küsitav. Kuigi on tõsi, et Ukraina tunnustati omaette üksusena alles 1918. aastal, nagu Rochester ülikool märgib, ei tähenda see, et ta oleks alati olnud osa Venemaast või et tema rahvas oleks venelased, nagu Putin väidab. Venemaa poleks 18. sajandil Kinburni maasääre pärast võidelnud, kui see maatükk oleks alati olnud Vene oma. Nii et see peatselt toimuv vabastamine on otsene vastuhakk Putini ajaloo väänamisele. Venemaa kontroll Kinburni maasääre üle toetas Putini narratiivi. Nüüd, kui tema sõdurid põgenevad, on Ukraina saavutamas sümboolset võitu, mis mõjub nagu Canelo Alvarezi löök kõhtu. Tulles tagasi tänapäeva, seisab Putin silmitsi Krimmi probleemiga. Nagu vestluses 2022 aastal öeldi, rünnak Kinburnist Vene vägede vastu, kes on paigutatud Hersoni ja Krimmi vahele isegi suhteliselt väikese ulatusega, haarab Vene vägesid tiivalt ja sunnib venelasi suunama sinna oma niigi nappi jõudu. Sellest hinnangust alates pole palju muutunud, kuigi on ebatõenäoline, et Ukraina alustaks rünnakut Kinburni säärelt Krimmi suunas. Vähemalt mitte sellist rünnakut, mis hõlmaks mingitki dessanti.
Ukraina strateegia Krimmi suhtes sarnaneb sellele, mida kasutati Kinburni sääre puhul, ainult palju suuremas ulatuses. Isoleerida, kurnata, lüüa logistika puruks ja sundida Venemaad taganema. Kinburni säär pakub Ukrainale ideaalset platvormi droonirünnakute alustamiseks nii Krimmi kui ka Vene objektide vastu Mustal merel. Kõik see tähendab, et me võime näha seda, mida Ukraina just saavutas, kui järjekordset osa puslest tema vankumats püüdluses vabastada Krimmi poolsaar, mis 2014 aastal ebaseaduslikult ära võeti. President Volodymyr Zelenski on ise väitnud, et Ukraina sõda algas Krimmiga ja lõpeb Krimmiga. Kui venelased põgenevad Kinburni maasäärelt, on astutud veel üks samm vabastamise suunas. Aga vahetumas plaanis on Kinburni maasääre hõivamise eelised sama palju seotud sellega, mida Venemaa kaotab, kui sellega, mida Ukraina võidab. Venemaa ei saa enam sulgeda Hersoni ja Mõkoladživi sadamate väljapääse Mustave merele, mis annab Ukrainale võimaluse ära kasutada Venemaa nõrgenenud positsiooni selles veetees, millest me varem rääkisime. Venemaa kaotab ka võimaluse kasutada maasäärt osana katsest Dnipro jõge rünnaku käigus ületada. See oleks olnud niikuinii mõttetu ettevõtmine, kuna see tähendaks, et Putin paneb tuhanded oma sõdurid tulejoonele, aga millal see on Putinit kunagi takistanud? See on mees, kes on ohverdanud peaaegu 1,38 miljonit sõdurit oma ambitsioonide altarile, nii et nõuda Dnipro jõe ületamist pole tema puhul sugugi mõeldamatu. Loogilisemalt võttes, kui seda terminit üldse saab rakendada kõigele, mida Venemaa Ukrainas teeb, on Putini väed saanud kasutada Kinburni maasäärt, et tulistada Mikolaivi piirkonda. See pommitamine takistas Ukraina vägedel dessantvägesid maasäärele ja kaugemale toomast. Ja nüüd läheb see kaotsi, kuna Venemaa poolt maasäärele paigutatud vägede jäänused kas hukkuvad või põgenevad nii kiiresti kui suudavad. Meie mõte on selles, et selge Vene eelis on ära võetud. Ja Ukraina saavutusel on veel üks eelis, mis võib-olla ei mõjuta sõda otseselt, kuid mille on põhjustanud Venemaa. Himki maasäär on üks huvitavamaid merealasid Ukrainas. Selle ökosüsteem oli lummav. Seal elasid Musta mere delfiinid ja tohutul hulgal mereelustikku, mis tegi maasääre üheks Ukraina kaunimaks paigaks. Tulekahju ja nafta põhjustatud keskkonnakahju on ajanud delfiinid maasäärelt minema ning hävitanud suure osa taimestikust. Võib-olla võib Venemaa vägede põgenemine olla kauni ökosüsteemi taaselustamise algus. Killuke looduse taassündi sõjas, mida iseloomustavad metall, veri ja nafta. Putin jääb mõtlema, kuidas see küll juhtuda sai. Aga vastus on selgelt näha, kui Venemaa on kas või natukenegi tähelepanu pööranud Ukraina 2026 aasta strateegiale. See, mis on pannud Kinburni sääre sõdurid põgenema, on strateegia, mida näeme kogu Ukrainas. Isoleeri ja ründa neid droonidega. Isolatsiooni osas on Ukraina suure osa. 2026 aastast kulutanud Vene tagalate varustusliinide ründamisele. Artež toob selle välja, märkides, et oluliste varustusliinide katkemine, tõenäoliselt Krimmi ja Hersoni piirkonnas, on viinud selleni, et Venemaa sääre sõdurid ei saa enam laskemoona ega toitu. Pärast seda, kui Ukraina on viimaste aastate jooksul korduvate rünnakutega muutnud Kertši silla Vene sõjaväe jaoks kasutamiskõlbmatuks, on ta suunanud oma uue põlvkonna keskmaa ründedroonide tähelepanu maismaateedele, mida kasutatakse Venemaa vägede varustamiseks okupeeritud aladel. Ukraina on saavutanud osalise tulekontrolli olulise R280 maantee üle, mis teenindab Krimmi, ühendab Venemaaga ning tagab ka logistilised ühendusteed Lõuna-Ukrainasse. Täielik kontroll Venemaa varustusteede üle on endiselt kaugel, kuid Ukraina droonid on juba muutnud iga teekonna riskantseks. See toob loomulikult kaasa viivitusi, eriti kui sillad ja teelõigud õhku lastakse. Ja tundub, et Venemaa seab oma väed rindel prioriteediks, jättes Himki maasäärel olevad kurnatud väed tahaplaanile. Näeme selle tulemusi, kui venelased põgenevad. Ja koos logistikablokaadi programmi väljakuulutamisega, mille raames investeerib Ukraina peaaegu $120 miljonit üksuste toetamiseks, mis halvavad Vene logistikat, on tark põgeneda. Põgeneda. Varustuse olukord maasäärel läheb ainult hullemaks. Parem on saba jalga vahele tõmmata ja põgeneda, kui nälgida maatüki pärast, ükskõik kui oluline see maa Putini jaoks ka poleks. Droonide kohta polegi siin palju öelda. Üksikud sõdurid kitsal maasäärel on Ukraina droonidele lihtsad sihtmärgid ja just seda oleme näinud Kimberti maasäärel. Amfiibrünnakuid polegi enam vaja, sest Ukrainal on nüüd droonid, mis suudavad 100 kilomeetrite kaugusele rünnakule lennata. Kyiv Post märgib, et Venemaa sõduritel maasäärel on olnud raskusi Ukraina droonide vastu võitlemisega, mida pole aidanud ka see, et Putini kindralid on nii palju ressursse maasäärelt mujale suunanud. On loomulik, et Putini käsilased kardavad Ukraina droone. 4. juunil teatas mehitamata süsteemide väe USF komandöör Robert Brovdi, et USF on oma esimese tegutsemisaasta jooksul kõrvaldanud 100 000 Vene sõdurit ja tabanud 350 000 sõjalist sihtmärki. Ja USF pole sugugi ainus Ukraina üksus, mis droone kasutab.
Ukraina lendavad koletised on kõikjal ja nende eest pole pääsu, kui oled sõdur, kes juhtub olema Himki maasäärel, kui nad saabuvad. Need droonid saadavad Putini käsilastele maasäärel selge sõnumi. Jookse kuni saad või järgmine droonirünnak võtab su elu. Mis siis edasi saab maasäärel? Ainus mööndus selle kõige juures on see, et Venemaa väed hakkavad taanduma, kuid nad pole veel täielikult lahkunud. Vähemalt veel mitte. Ukraina lõunakaitsejõudude pressiesindaja Vladoslav Vološin ütleb, et Himki maasäärele viib 2 teed, üks asfalteeritud ja teine mitte, ning Ukraina töötab selle nimel, et saavutada nende teede üle täielik tulekontroll. Tõenäoliselt saavutatakse kontroll pigem varem kui hiljem ja kui see juhtub, on kõik Vene sõdurid Neemel väga halvas olukorras. Juba praegu varudest ilmajäänuna saavad nad ainult pealt vaadata, kuidas Ukraina droonid hävitavad kõik kolonnid või varustustranspordid, mis üritavad nendeni jõuda. Kui sõdurid ei lahku, ütleb Vološin, et Ukraina on valmis tulekontrolli järel korraldama veel droonirünnakuid. Muidugi oleks väga hea, kui nad lahkuksid, aga nad ei kavatse lahkuda. Seetõttu tuleb teha jõupingutusi, et nad hävitada ja Himki maasäärelt välja ajada, ütleb ta. Järgnevad nädalad ja kuud saavad Venemaa vägede jaoks olema valusad. Jällegi on sõnum sama. Taanduge nüüd või kannatate hiljem. Tööd on veel teha, kuid Ukraina on valmis seda tegema. Ja koos Himki maasääre vabastamisega viib Ukraina lõpule ka Mõkolatšivi oblasti derussifitseerimise. See teeb Putinile peaaegu sama palju haiget kui tema enda sõdurite argus. Aastat 2026 on iseloomustanud Ukraina territooriumi vabastamine. 8. juunil teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski, et Ukraina on aasta esimese 5 kuuga Venemaalt tagasi vallutanud umbes 600 ruutkilomeetrit territooriumi. Nüüd on Venemaa kaotamas veelgi rohkem territooriumi. Ainult et seekord on tegemist territooriumiga, millel on otsene mõju Putini Musta mere ja Krimmi plaanidele. Viimane neist on see osa Ukrainast, mida Putin ei saa endale lubada kaotada. Aga kui Vene sõdurid põgenevad Himki maasäärelt, on Krimmi vabastamine nüüd lähemal kui kunagi alates aastast 2014. Muide, me mainisime neid 100 000 sõdurit, kelle Ukraina mehitamata süsteemide väed on mõni kuu tagasi kaardilt pühkinud. Sellel lool on palju rohkem tahke ja see on seotud kõigega, mida Putin tahtis saavutada aastal 2026. Kevad- ja suverünnakud on läbi kukkunud. Venemaa maaväed kaotavad positsioone, kuna Ukraina droonitaktika muutub üha keerukamaks. Saate rohkem teada, kui vaatate meie videot. Kui see video teile meeldis, siis tellige The Military Show. Vaadake meie igapäevaseid videoid Ukraina sõjast ja sõjalistest arengutest üle kogu maailma. Aitäh vaatamast!